Miks müüa kasutades head maaklerit? Punkt number 1. Mitu keelt sa ise oskad? Kas oskad ainult eesti keelt, ainult vene keelt, mingit muud võõrkeelt? Edukas maakler oskab päris mitut keelt ja ta suudab ka nendest rahvustest inimestele neid ka müüa. Kui sa oskad ainult eesti keelt või ainult vene keelt, siis paratamatult sul on väga raske müüa teistele rahvustele, kuna sa ei tunne neid. Punkt number 2. Kui palju sa oled kursis viimaste seaduste muudatustega? Kas sa tead, kui palju seadusi muudetakse, mis on seotud just kinnisvara ostu ja müügiga? Sa riskid päris paljuga. Number 3. Arvuta välja kogu see kulu. Pildistamine, kuulutuste panemine, oma aeg. Ja sa hakkad kindlasti saama ka kõnesid ka olemasolevatelt maakleritelt, kui sa müüd otse omanikuna. Ja viimane punkt, mis on väga oluline just ise müügi puhul, on see, et kui usaldusväärselt sind võetakse. Sa oled üks paljudest, kes müüb kinnisvara. Ostjad nagu alateadvuslikult nad ikkagi eelistavad suuremate büroode. Okei, tuli kõne. Kuhu me jäimegi nüüd? Mul just tuli kõne kliendilt, potentsiaalselt kliendilt. Nii et nagu näha, hea maakler ei maga, võtab alati telefoni vastu, vajadusel katkestab igasuguste videote tegemise ja võtab ja räägib kliendiga ja kuulab tema muresid ja lepib kokku saamise. Nii et aga viimane punkt on ka see, et kui hea läbirääkija sa oled. See on ikkagi suur oskus ja seda head maaklerid lihvivad aastaid ja iga tehinguga nad muutuvad aina paremaks. Aga see ongi siis tänase video lõpp. Soovin kõigile edu!